meil on nüüdsest juba ju 3. veebiseminar. On mul õigus? Täpselt nii. 3. veebiseminar ja täna on minu meelest üks ägedamaid teemasid veebilehe planeerimine ja selle loomine, nii nagu esimene slaid juba siin ütleb Meelisel ja Kairel kenasti ette valmistatud. Ja see on niivõrd oluline teema just nimelt sellepärast, et nii mõnigi inimene võib ju mõelda, vaata, et mis see koduleht ja kus ma üldse aru saan ja mida ma hinnata oskan ja kuidas seda teha ja nii edasi. Ja nii nagu Jaanika just ütles, et ta on juba nii pikalt oodanud seda koolitust, siis ma usun, et see tegelikult suur osa inimeste osas nii. Ja ma tean, et selliste presentatsioonide ettevalmistamine, see on ka suur hulk aega, et saada see ilusti valmis ja see ongi nii oluline, et näiteks ka, ma ei tea, kui ma ise siin planeerin kodulehte, et ma üldse teaksin, mida, kuidas ja nii edasi. Mul on elus olnud 3 erinevat kodulehte 3 erineva tegija poolt ja esimene kord, kui ma mitte midagi ei teadnud, mind keegi ei harinud. Mitte keegi ei harinud mind, siis see oli tegelikult nagu heas mõttes väga suur löök, sest väga lihtne on lollitada, kui sa ei tea, mida hinnata ja mis on tegelikult oluline. Ja mina maksin väga suuri rahasid, üldse ei saanud head asja. Nii et see on tähtis. Nii et kui veel varasematel veebiseminaridel käinud ei ole eelmisel 2, siis kes sa järgi vaatad, kindlasti küsi neid järele vaadata. Kindlasti, sest Meelis ja Kaire teevad tõsiselt suure hingega seda tööd, mida nad teevad nende kodulehtedega. Et see ei ole ka alati just nii tavapärane, et tehakse sellise hingega sellist tööd, nagu nemad just teevad. Ja ma arvan, ma ei peagi rohkem siin Meelist ja Kairet tutvustama ja ma annangi hea meelega Meelisele selle jutu järje üle, et saaks siis rääkida niivõrd võimsast teemast. Aga meil on olemas chat, nii et Jaanika või siis Margit. Tere Margit! Tere Margit! Palun olge agarad chatiga. Kui teil on mingi mõte või mingi küsimus või mingisugune kommentaar, palun pange see sinna kirja. Tervitused. Pange see sinna kirja ja kui Meelis on hoos näiteks jutuajamisega ja nii, siis ma otsin selle koha sealt kohe ja lükkan sinu küsimuse ka letti. Et kindlasti kommenteeri, kirjuta, räägi seal chatis. Meie Kairega ka ilusti toetame seda seal ja võtta 100%, kui sa siin kohal oled, paber ja pliiats kindlasti kätte. Ja ennem kui väga tubli Jaanika, kuule sina saad 5+ täna juba ette ära. Ja lõpus ka ütlen ära juhul, kui teinekord võib kiiriks minna, siis alati on võimalus ka Meelise ja Kaire käest saada lisakonsultatsiooni, kui mõnda asja sa ei taha võib-olla siin eraldi kirjutada. Mõnel on võib-olla mingi valehäbi, kuigi seda ei peaks üldse olema, siis esimene konsultatsioon Meelise ja Kaire poolt on täitsa olemas ja seda saab kindlasti võtta, mis puudutab kodulehe teemasid. Aga nüüd jah, mina siis abiline annan sõnajärje hea meelega Meelisele. Lava on sinu. Ja tänan jälle Ketlin sissejuhatusest. Et siis tänane veebiseminar juba 3. ja siis ikkagi kodulehe teemadel, et iga seminar on nagu üles ehitatud sellises loogilises järjekorras, et siis olemegi sellises kohas, kus meil, kui hakkame kodulehte looma või tegema, et siis mis seal on siis olulised asjad, mida peab järgima. Ehk siis, miks üldse on oluline see planeerimine, et see tegelikult hoolikas planeerimine on oluline ja see tegelikult mõjutab lõpptulemust, et kodulehe efektiivsust ja kasutajate siis rahulolu. Et üritan rääkida lihtsas keeles, et siin võib tulla sisse teatud võõrsõnu, aga et siis kui keegi tahab täpsustusi, siis küsigi julgelt. Et veebilehe planeerimine on oluline, et tagada selle edukas toimimine ja kasutajasõbralikkus. Ehk siis, mis see tähendab? Planeerimine võrdub tugev vundament, et uuringud näitavad, et hästi struktureeritud ja kasutajasõbralik veebileht parandab nagu seal kasutatavate siis rahulolu ja konversiooni määra. Et siis konversiooni määr on külastajate osakaal
kes siis sooritavad selle kodulehe käigus siis kas mingi ostu või mingi tegevuse. Et sellega siis loetakse, kui edukas see siis koduleht on. Läbi kodulehe siis tuleb sul palju päringuid, palju müüki ja samuti aitab siis selge struktuur ja kvaliteetne sisu veebilehel siis paremini siis Google'ist nagu nähtav olla. Et Google siis eelistab kodulehti, et kus inimesed leiavad oma probleemidele lahendused või vastused. Et planeerimine võrdub tugev vundament, et näiteks kui sa hakkad maja ehitama, siis sa ka ju planeerid, et kuhu tulevad aknad, kuhu tuleb uks, kuhu tuleb köök ja sama kehtib ka kodulehe kohta, et sa pead planeerima, kuhu tulevad teatud sektsioonid, kuhu tulevad nupud, kuhu tulevad sisutekstid, kuhu tulevad pildid. Et see oleks siis vaja nagu planeerimise käigus nagu selgeks teha. Et samuti hea planeerimine siis võrdub parem kogemus klientidele. Et mis see tähendab, on see, et kui sul on ikkagi selline koduleht, mis müüb mingit teenust või toodet, et siis tegelikult klient seal on kõige tähtsam. Et esiteks sa tead, kes on sinu sihtrühm, mida nad otsivad ja mida sa soovid neile öelda. Ja siis saab sinu nagu koduleht nagu selles suhtes kohe nagu tööle hakata, et inimesed leiavad vajalikku info, sest nad tulevad sinna ju teatud probleemiga. Ja see info peab seal kohe nagu siis, kuidas ma ütlen, siis nagu olemas nagu tõstatatud. Nad saavad aru, mida sa pakud ja tunnevad nagu end kindlalt seal kodulehel, et nad leiavad sellele mingi probleemile siis lahenduse. Et hea planeerimine võrdub vähem kulusid ja rohkem selgust sulle. Kui kõik on algusest läbi käidud, läbi mõeldud, sisu, ülesehitus, funktsioonid, kulutad vähem aega ümbertegemisele ja saad kiiremini nagu tulemusi, et väga hästi mõtle läbi, et mis funktsioone sa sinna kodulehele siis soovid nagu lisada. Hiljem saad ka neid teha, aga see tulemus või see funktsionaalsus ei pruugi enam nii hästi välja tulla. Et siis sa pead sinna kuskile midagi vahele hakkama ehitama, midagi uuesti seadistama. Et vähem stressi, vähem ootamatusi, et kui sul need asjad on kõik eelnevalt nagu läbi mõeldud, et hoiad nii närve kui raha kokku. Mis juhtub, kui planeerimine jääb üldse vahele, et mõtled, et võtan siit selle valmis malli ja panen ta kohe laivi ja siis hakkab kohe raad tulema. Tegelikult suures luus see tegelikult niimoodi ei käi. Et kui sa ei planeeri, siis tahes-tahtmata tuleb sul hiljem see lehe struktuur ümber teha. Et siis tekib hiljem vajadus lisada mingeid lisafunktsioone, mida alguses ei arvestatud. Kõige suuremaks probleemiks on see, et klient eksib su lehel ja läheb minema ja ta ei pruugi enam sinna tulevikus tagasi tulla. Et see on selles suhtes kõige olulisem aspekt, mida jälgida, et kui sa kodulehte teed või planeerid, siis pane ennast ka nagu kliendi vaatenurka. Vaata, kas sinu jaoks kui kliendi jaoks on need teekonnad seal kodulehel nagu loogilised. Mis veel siis on halvasti, on, et SEO kannatab. Ehk siis SEO on siis optimeerimine Google'ile. Et kui sa seda alguses ei arvesta, kui sa ei lisa sinna mingisuguseid märksõnaga seotud sisutekste ja hakkad neid hiljem optimeerima, siis see jälle võtab kõik aega, et pigem mõtle need ka SEO koha pealt läbi, et need sisutekstid need oleksid siis juba eelnevalt märksõnadega kaetud ja ilusti sinu kodulehel olemas. Et algusest nagu teha õigesti ka SEO koha pealt on nagu suur pluss ja aja kokkuhoid. Et siis hea planeerimine toob su kodulehele kohe elu, et aitab jõuda sul oma sihtrühmani
ja sa saad sealt maksvaid kliente. Et see koduleht ei ole ainult nagu viisakas visiitkaart, vaid tegelikult ta töötab 24/7. Siis kui sina magad, siis töötab ka see koduleht, sellepärast peab see olema sulle hästi planeeritud, sa saad nagu rahuliku südamega maga minna, et tead, et sinu kodulehel on kõik nagu paigas ja kõik on õigesti üles ehitatud. Vot, nii järgmine. Veebilehe sisu planeerimine, mis ja miks. Rusikareegel on see, et hea sisu on lihtne, selge ja suunatud siis sinu sihtrühmale. Et halb sisu võib olla selline sisu nagu segane või liiga tekstirohke, et siin tuleb ka leida selline tasakaal, et kus vähem sisu, kus rohkem sisu, et oleneb, mis teenuse või tootega tegemist on, et ka sellest tuleb siis lähtuda, et palju seda sisu seal peaks olema. Et kui sul on e-pood ja sa müüd mingisuguseid tooteid, siis teinekord sinna seda sisu lisada ongi keerulisem, aga seal on omad nagu kohad ja nipid, et kuidas seda teha. Et sisu ongi siis tegelikult iga veebilehe süda. Isegi kõige paremini ja ilusam disain ei päästa olukorda, kui lehel ei ole vajalikku infot või see on halvasti nagu esitatud. Et sellepärast tuleb alustada alati nagu sisu planeerimisest. Et see on nagu A ja O. Et kui sisu on nagu olemas sul, siis järgmine etapp on tegelikult hakata valima seda disaini, mis seda siis sisu nagu toetab või toob esile. Eesmärkide ja sihtrühma määratlemine. Kõigepealt mõtelge välja, mis on teie kodulehe eesmärk. Kellele on see suunatud? Et kas see eesmärk on saada läbi selle teenuseid, saada teenuse müüke, saada mingeid broneeringuid, saada siis mingeid konsultatsioone, et mis iganes teie eesmärk on, määratlege see ära. Siis teiseks, et kellele see on suunatud, et tundke oma sihtrühma. Et selleks suureks abiliseks, kui te ei tea, mis teil on, et võtke kas või lihtne AI chat, kirjutage sinna siis prompti, et tegelen sellega, et mis võiks olla minu sihtrühm. Et ta annab sulle häid ideid, aga nende ideede hulgas pead sina nagu ise selle nagu valiku tegema ja seda nagu siis, kuidas ma ütlen, siis seda toitma. Et teinekord see chat annab liiga sellise üldise info, et mine veel täpsemaks, täpsusta neid prompte ja ma arvan, et lõpuks sa saad selle nagu õige tulemuse ka sealt. Teie sisu peab teenima neid eesmärke, et kui nagu potentsiaalsed kliendid, kes otsivad mingit teenust, satuvad teie nagu kodulehele, siis sina pead neid veenma oma pädevuses ja suunama neid loogilist radapidi nagu ühendust võtma. Kui aga eesmärk on e-pood, siis on fookuses nagu toote info kõik, toote kirjeldused, pildid, otsimise lihtsus, vähene klikkide arv, et nii-öelda see müük siis lõpuni teha. Et kui sa nagu pead e-poodi ja sinu nagu ostmiseks minev klikkide arv on seal üle mõistuse suur, pakun üle 5-6 ei tohi kindlasti olla, et siis kliendid pigem ennem loobuvad, kui selle nagu toote ostavad. Sisu on see, mille pärast siis tegelikult inimesed tulevad. Et kujutle, et kui tuled nagu kellegi kodulehele, aga seal pole selgelt kirjas, mida nad teevad või mida nad pakuvad või kuidas nendega ühendust võtta. Või lihtsalt vastupidi, et seal on lihtsalt nii palju teksti, et silmad lähevad kirjuks ja sa lihtsalt ei suuda tuvastada ja seal kauem seda teksti lugeda. Et hea sisu tähendab lihtne, selge ja täpselt sellele oma sihtrühmale suunatud tekst. Kuidas seda teha? Suuresti on luust ka abis siin AI. Aga ma ütlen, et lõpuks pead sina selle nagu valiku tegema, et see chati kirjutatud tekstid siis vastaksid sinu nagu brändingu ja sinu olemusele.
et selle suhtes see tuleb nagu välja kogemuste käigus nagu, et kuidas neid prompte kirjutada ja kuidas nagu AI-d nagu õpetada. See on nagu selline pikem teema, rohkem siis väga ei peatu sellele, et mis siis heal kodulehel olema peavad. Noh, avaleht kindlasti võiks olla. See on esimene koht, kuhu külastaja satub. Nii et siin peab siis kiiresti talle selgeks tegema, millega on tegu, millega te tegelete ja mis probleemi ja kuidas te saate klienti aidata. Kellele sa oled, mida sa pakud ja miks just sina. Nii lihtne ongi tegelikult. Et sellepärast ongi see sihtrühma uuring, välja selgitada, mis on nende peamised murekohad ja kuidas sina saad neid aidata. Ja toodki selle siis nagu kodulehel välja. Sest need avalehel nagu pealkirjad, need peakski olema sellises järjekorras, et esimesena pealkirjana ütled sa ära, mida sa pakud või mis probleemi sa lahendad. Ja siis alapealkirjas on siis selline väike täpsustus, et ja kokkuvõte nagu sellest teemast nagu. Siis kindlasti peaks olema, kui sul on teenused, tooted, selgelt arusaadavalt, mida sa müüd, miks see on kasulik. Et võib ka siis kaaluda, kui sul on erinevaid teenuseid, siis detailsemad lehed iga teenuse või toote kategooria kohta, et kirjelda, mida pakud, kellele on mõeldud ja mis kasu ta sellest saab. Näiteks tooge välja ka sageli tekkivad küsimused ehk siis KKK sektsioonid, et see tihtipeale on inimestel ju esimesena, kui nad sinna tulevad, mingisugused probleemid, mida tahaks küsida. Ja siis, kui on võimalik, siis tekitada see KKK sektsioon ja inimene saab sealt juba vastuse, see samamoodi tekitab tal nagu turvatunde ja ta teeb selle müügi või teenuse lõpuni. Võiks olla ka leht meist, et inimene otsib inimestelt, ostab inimestelt, tähendab, et ikkagi lõpuks on see, et inimene seal taga, lühike lugu sinu tiimist või sinust ja see aitab nagu luua usaldust. Et ta näeb, et tegemist on reaalsete inimestega ja see tekitab neist nagu usaldust. Noh, eriti nagu kehtib see teenuste müügi puhul, et see usaldus on üks suurimaid faktorid, miks inimene siis lõpuks sinu teenust tarbib. Kontakt, et lihtne viis sinuga ühendust saada. Vormid, telefoninumber, e-post ja kui sul on selline lokaalne tegevus, siis ka võiks kaart olla, et Google Maps'i kaart, et võiks olla ka siis kontaktilehe nii-öelda olemas. Siis blogi või uudised, noh, see oleneb nüüd, et kui regulaarselt planeerite nagu siis sisu postitada, et kui teil on näiteks, olete mingi nii-öelda blogija või siis suunamudija, et siis on kindlasti see nagu väga oluline, et oleks olemas blogisektsioon, kus saab siis pidevalt nii-öelda luua uusi artikleid, uudiseid ja blogi siis aitab nagu tõsta teie nähtavust otsingu mootorites ja positsioneerib teie oma ala eksperdina, et kui te jagate seal nagu praktilisi nõuandeid ja soovitusi inimestele, siis samamoodi tekitab see usaldust ja see samamoodi nagu aitab siis müüke tekitada. Aga kui te pole nagu valmis kohe nagu blogisid looma või artikleid looma, siis noh, see on selline valikuline, oleneb, mis see suund on. Aga selles suhtes on seda nagu SEO, ma räägin jälle SEO koha pealt, et seda on lihtsam siis sinu kodulehte tuua kliente, kui sul on blogipostitus mingil teenused, mida sa pakud ja inimene lihtsalt loebki seda blogipostitust, satub sinu kodulehele ja siis, siis ta suunab ta põhimõtteliselt nagu edasi tarbima sinu toodet või teenust. Et selles suhtes tasub seda blogi nagu mõelda,
ja kaaluda. Nii, kuidas kirjutada lihtsalt ja arusaadavalt siis? Et kirjuta nii, nagu sa räägiksid oma sõbrale või heale kliendile. Unusta need keerulised väljendid ja juriidiline toon. Juhul, kui sa ei tegele mingi advokatuuriga, aga proovi sellist lihtsalt ja loogilist ja sõbralikku nagu stiili hoida. Et minu meelest need nagu töötavad kõige paremini. Nagu räägiksid oma sõbraga, et ära paku, et meie ettevõte pakub professionaalseid odavaid kõige kiiremini. Et tavaliselt on see, olen märganud, et inimestele pigem nagu punaseks rätikuks, et kõige kiirem, kõige professionaalsem, kõige odavam. Kõlab selliselt nagu kõike muud kui seda, mida ta pakub. Et leidke sinna siis nagu selline alternatiivne sõnum. Et need on sisu, et käitu nii, nagu sa oled, Ketlin täpselt, et klient on täpselt samasugune inimene, et sa pead temaga nagu samastuma. Et see on nagu ülioluline. Mõtlesin ma sulle juurde ütlen siia seda, et see on nii, minu meelest see on üks nii oluline asi, et klient on selle läbi, teil on kindlasti väga head kogemused, vaata kodulehe osas on ju, aga tegelikult see klient on ju täpselt samasugune inimene, isegi kui su kodulehe peale tuleb on ju, või sinuga räägib otsesuhtluses. Ta ju tahab, et oleks keegi temasugune heas mõttes vastas on ju, kes hoolib ja niimoodi, et minu meelest on see nii hea, et sa selle täpselt selliselt välja tulid, sest et kui sa hakkad seal mingi, ma ei tea, mängima kedagi teist või mingi liialt poliitiline korrektne olema, on ju, siis on ju pärast hoopis, ta ei taha, seal ei ole enam seda keemiat. Täpselt, et kaob see nagu usaldus ära, et kõlab liiga võltsilt või pealiskaudselt. Nii, aga millised sisuelemente siis võiks nagu kodulehel tuua, mis tekitab siis usaldust, et olulised nagu sisuelemendid on pildid, videod, kui neid on, kliendi tagasiside, visuaalid, pildid koostööpartneritest, videod siis toodete tutvustamisest, mingist teenusest, samamoodi ka tagasiside videod, et pakub nagu sotsiaalset tõestust ja visuaalid aitavad sul nagu seda siis infot edastada. Et videod, pildid siis inimesed tahavad näha, kellega nad koostööd teevad. See on ju täitsa normaalne. Mina tahan ka näha, kui ma kellegiga koostööd teen. Videod, toote teenust tutvust, nagu ütlesin, kliendi tagasiside, ikoonid, visuaalid, need kõik nagu aitavad sinu sõnumit edastada. Ja need on sellised, need on põhilised, eks see sisu tegelikult seal ka nii-öelda ülejäänud selle pudru-mudru sees on nagu väga oluline. Aga jah, visuaal siis toetab nii-öelda seda sisulist poolt. Mulle kõrvalt öeldi, et ma peaks kiiremini tegema. Ja lähme siis järgmise slaidi juurde. On kellelgi selle slaidi kohta küsimusi, et pildid, videod, et kus need olema peaksid, kus need võiksid olla? Eks see olenebki siis sinu sõnumist, sinu kodulehe ülesehitusest ja sinu nagu nendest kogustest. Et kui sul need olemas, siis üldiselt jah, et kui sa tahad nagu usaldust luua, siis nad peaksid olema sul kas siis teenuselehe lõpus või avalehe lõpus või alguses, et see olenebki täpselt, et kuidas ja mis teenust sa nagu täpsemalt pakud. Nii, räägiks siis natukene ka, mis on UX ja UI, et palju teist kuulnud on, mis need on? Mina olen ainult kuulnud, aga ma tegelikult ei tea, mis see on. Jah, et kodulehe tegijad siis räägivad tavaliselt nagu kahest põhilisest asjast on UX ja UI, et UX tähendab siis kasutajakogemust. Mis see tähendab, et see on tunne, mida inimene saab, kui ta su kodulehel liigub nagu. Et kasutajakogemus ei tähenda ainult menüüs surfamist, vaid ka seda, kuidas info lehel paigutub ja välja näeb.
et visuaalne hierarhia ehk siis olulisim info on kujunduses nagu silmapaistvamal, suurem pealkiri, esile tõstetud kast või mingi muu sarnane asi ja vähem oluline info on siis tagasihoidlikumalt. Näiteks avalehel võib olla peamine sõnum olla suures kirjas bänneril, kutsudes külastajat näiteks võtta meiega ühendust või alusta kohe. Ja siis see teine info ehk see sekundaarne info, näiteks lühike tutvustus, on väiksemas fondis seal allpool natukene, et kasutajad siis skaneerivad lehte esmalt nagu pilguga, nad vaatavad kõigepealt pilguga üle, et suunake nende pilku siis, et tähelepanu sinna, kus on siis suurema siis pealkirjaga, siis saategi seda tähelepanu nagu sinna suunata. Kui kõik on loogiline, kiire ja mugav, tekib ka hea tunne. Ja kui kodulehe külastel tekib hea tunne, siis teadagi, mis juhtub, rohkem müüki, rohkem päringuid ja rohkem usaldust. Et lühidalt kokkuvõttes on see UX on siis kasutajakogemus, kuidas see seal siis kodulehe nii-öelda struktuur või see liikumine seal kodulehel on üles ehitatud. Et see võtab selle kokku. Ehk siis, mis on UI, user interface, mis see tähendab siis kasutajaliidest. Ehk kuidas veebileht visuaalselt välja näeb ja kuidas kasutaja asju leiab või klõpsab. Kas nupud on nähtavad, kas menüü on saadaval, kas värvid ja tekstid toetavad üksteist, kui on nagu väga palju värve, väga palju erinevaid kirjastiili, siis see on pigem segavaks faktoriks. Mina ütlen, et sul on põhimõtteliselt kodulehel 3 põhivärvi. No ütleme äärmisel juhul 4, aga mitte rohkem. Et sul on põhimõtteliselt 2 põhivärvi ja siis 3. värv on selline aksentvärv, et sa saad kas või siis teha mingisugused nupud, pealkirjad, teha siis mingisuguseid erksamaks natukene, et mis kutsuvad siis tegutsema nagu. Et jah, et see ongi. Jah, ja tekstide loetavus, et tihtipeale kasutatakse hästi, mida mina olen näinud, et hästi ilusat nagu teksti. Ja ta näeb küll võib-olla ilus välja, aga proovi seda teksti lugeda näiteks ka mobiilis. Eriti sellise peene kirjaga ja hele kiri heledal taustal, et võib-olla arvutist vaadates on täitsa okei, aga kui sa võtad mobiili lahti, vaadake, kuidas see seal mõjub. Et tihtipeale nagu inimesed vaatavad seda ilu nagu, aga ei mõista seda, et klient peab seda nagu lugema. Tema võib-olla ei tea, millega sa tegeled. Sina võib-olla tead une pealt, et sinul on sellised tekstid ja sellised asjad seal kodulehel ja näeb ilus välja. Aga kui see tekst on selline hägune, hele, seal taust on ka hele, siis seda on väga raske lugeda. Ja miks vaevata oma silmi on ju, et ma otsin mingi muu tegelase kuskile koduleht on nagu palju nagu lihtsam lugeda. Et see on, ütleme, selline hästi lihtne viga, mida saad nagu järgida ja testida nagu. Et jah, et testige seda kirja kindlasti mobiilis. Et jah, just sama kogemus tausta ja pigem tumeda tekstiga, täpselt sama teema jah. Et kui sul on tume taust ja tume tekst, et siis on väga raske seal lugeda ja hoomata, millega seal tegeletakse. Kokkuvõttes öelda, et UX ja UI on tegelikult töötav tervik, et üks ei saa ilma teiseta, et see on nagu sukk ja saabas. Et see on nagu, et see on nagu UI ilma UX-ita on nagu ilus auto, aga millel pole võib-olla mootoris õli, et võib sõita küll, aga teatud maani ja hakkab teatud raskused tekkima. Et kõik peab olema tasakaalus, jah. Toon kiiresti välja praktiliselt näited, siis mis tähendab UX ja hea UI. Menüü. Menüü on ju tegelikult esimene asi, kust võib-olla inimene hakkab, esimese asju, kus ta hakkab infot otsima. See peab olema lihtne, arusaadav. Ei pea väga palju mõtlema, kus ta miskit infot leiab. Nupud on selged,
kontrastsed, vajadusel suunavad järgmisele sammule. Tekstid on loetavad, nagu ma rääkisin, mitte liiga pisike font või helehall kirjatüüp. Et vormid, et ärge, vähem on rohkem, ütlen mina. Et see vormidel võiks olla täpselt see info, mida te arvate, et on vajalik ja mitte rohkem, ärge pange. Et muidugi võib olla sul e-pood, kus on vaja küsida palju erinevaid nagu andmeid, kas või tarneaadressid, see on teistmoodi, et seal nagu ei saa. Aga vormidel hoidke seda jah, võimalikult lihtsust. Email, telefoninumber, email ja nimi ja info näiteks, mida inimene saab küsida. Et võite kanda siis vormi sinna nii-öelda valikuvariantidena, et see teeb, minule meeldib iseenesest, kui on mingid valikuvariandid, et see on nagu minu kiiks, et mul on lihtsam valida sealt mingi asi ja ma ei pea nagu kirjutama, et eriti kui sa oled nagu telefonis, siis mul näpud võib-olla kõige peenemad enam ja silmanägemine ka nii hea ei ole. Et siis see valikuvariantide variant on nagu minule kõige sobivam. Ja miks see kõik on oluline? Sest kui kliendil või kasutajal on halb kogemus, leht aeglane, info kipub kaduma, nupud ei tööta, ei näe hästi, siis ta ei jää sinna lehele kauaks kahjuks. Ta ei helista, ta ei osta, ta ei saada päringut. Ta lihtsalt läheb ära. Nii lihtne ongi. Hoidke koduleht võimalikult lihtsana, loogilisena. Ei kõla ju üldse keeruliselt. Nii. Loogiline struktuur. Kui ma seda infot nagu koostasin, siis tegelikult mul oli 4 A4 selle kohta ja nüüd siia ühte slaidi see kokku võtta. Üritasin siis parima, mis ma arvasin, seal on välja võtta. Et siis struktuur on see nagu veebilehe kaart nagu. See on nagu saidi skelett. Kuidas erinevad lehed siis omavahel on seotud, milline navigatsiooni hierarhia, mis on keeruline sõna. Sa said hakkama. Nii tubli! Hierarhia, jah, et ehk see on siis, kui näiteks sul on kategooriad, siis on need jaotatud veel omakorda alamkategooriad võib-olla on veel omakorda jaotatud ja sealt tulevad siis veel tooted. Et see on selline nagu ära jaotatud struktuur nagu. Hea struktuur tekib siis sisust ja eesmärkidest lähtuvalt. Kuid on mõned siis nagu üldpõhimõtted, mida siis peab järgima. Et tehke oma veebilehele sisukaart. Et kas või paberi pastakaga oleme ka nii-öelda Kairega seda teinud, et näitab ära kõik lehed ja nende omavahelised seosed. Et joonistan need lihtsalt siis kastide või ühendusjoontega. Näiteks tipposa on avaleht, sealt harudena meist, teenused, kontakt, et joonistage esmane nagu selline skets nagu paberi peale kas või. Ja teenuste alla omakorda pange teenus 1, teenus 2, et kui teil on neid rohkem. Et ja kui võimalik, siis soovitan iga teenuse kohta teha eraldi lehe. Et kui teil need teenused on nagu erinevad, mingis mõttes on nad sarnased, aga natukene erinevad üksteisest, siis on mõistlikum teha eraldi teenuse leht. Et siis sa saad nagu sinna SEO-d nagu siis teha eraldi. Et selline visuaalne ülevaade aitab näha, kas sinu loodav struktuur on loogiline ja kas ta on tasakaalus. Ja tihtipeale on ka, aga päris tihti on abiliseks ka tegelikult AI, et sa annad talle need põhiasjad sisse, ta aitab sul luua selle nii-öelda struktuuri. Aga lõpuks on ikkagi see, et sina pead nagu AI-s natukene targem olema ja otsustama siis nii-öelda kasutades nagu talupoja mõistust ja enda sisetunnet. Ja muidugi neid teadmisi, et mis sa siit saad. Et
mina ütlen, et selline struktuur aitab siis luua sellise loogilise tasakaalus kodulehe nagu kondikava. Ja kui te tegelete nagu mitmekesi, siis on ka nagu hea, et nagu kahekesi nagu põrgatada seda ja siis nagu vaadata, et kuule, et mis me siin pidime tegema. Siin pidi sellise asja tegema, et see aitab ka nagu meeskonnatööna nagu siis nagu lihtsamini seda kodulehte lõpuks luua. Et loogilise struktuuri põhimõte, et rühmitage sarnased asjad kokku. Et kui teil on näiteks erinevad sorti teenused, pange need teenuste alla, sealt siis tehke nii-öelda siis omakorda alamlehed nagu. Kui teil on palju infot ettevõtete kohta, võib teha nagu eraldi lehe nagu ettevõttest ja siis teha sinna ka siis omakorda alla veel ka meeskond, väärtused, ajalugu, et võid nende alla teha ka alamlehed. Ja nii tekibki siis see hierarhia. Et inimeste mõttemaailm eeldavad tihti sellist loogilist nagu järjekorda, et kasutage seda ära, et inimene on ju evolutsioonist saati niimoodi loodud, et tema jaoks on mingid asjad loogilised juba sünnist saati, et paraku see inimese mõistus niimoodi töötab. Ja struktuur, see on siis veebilehe kaart. Mõtle, et külastaja saabub sinu nagu kodulehe esimest korda. Kuidas ta liigub? Kas ta leiab kiiresti, mida otsib? Et hea struktuur aitab nii kasutajat orienteerida, kui ka Google'ile aitab see nagu paremini siis seda kodulehte tutvustada. Ja siis kokkuvõtvalt Google seda indekseerib siis paremini. Et sisemine linkimine, et miks see on ja mis on oluline? Loogiline struktuur ilmneb ka sellest, kui tal on eri lehtede vahel nagu viitamine. Kui peate blogi ja teil on seal mingisugust teemast nagu postitus, mis teenust te pakute oma kodulehel, siis viidake sinna lehe peale. Et tekib selline risti nagu siis linkimine ühe lehe pealt teise peale ja niimoodi vastupidi. Jaanikalt on küsimus, et kas kliendi jaoks liiga keeruliseks ei lähe, kui on liiga sügav niinimetatud juurest edasi argneda? See oleneb ikkagi sinu teenustest, et jah, sa võid nagu ühe lehe peale ka kõik need teenused kokku panna, aga kui sa pakud näiteks erinevaid teenuseid, ma ei tea, a la massaaž ja pakud näiteks müüd moosipirukaid, siis sa kokku nagu neid ühe lehe peale panna on natukene võib-olla keerulisem. Ta ei saa võib-olla aru, et mida sa siis lõpuks pakud. Et kui sul on need teenused mingis mõttes on liiga erinevad, siis ta ei saa lõpuks aru, kuhu ta siia sattunud on. Et see tulebki ikka sellest välja, et mis teenused sa konkreetselt pakud. Kui nad on väga nagu haakuvad üksteisega, siis võib ka nad nagu üksteise alla panna loogilises järjekorras. Aga see on jälle see, et see oleneb jälle sellest Google'ist, see oleneb, kui hästi saad seda SEO-d teha. Et lihtsam on SEO-d teha iga lehe kohta eraldi. Et sa saad sinna seda siis liiklust nagu paremini sinna suunata. Jah, see oleneb, et kui sul on, võib-olla ongi selle teenused omavahel nagu kattuvad, et siis sa võid ju neid tuua nagu ühe lehe peale. Pigem ma arvan, et ei lähe liiga keeruliseks. Oleneb palju tooteid või teenuseid sul erinevaid on, et oleneb palju sisu on. Et kui sa võtadki selle teenuse nii-öelda menüüst lahti ja sa näed ära, et sul on seal näiteks tegelikult fotograafiaga, sul on seal pulmafotograafia, sul on seal sündmuste fotograafia, et vaata, inimesed otsivadki erinevalt. Et sa nüüd peadki teadma, mida siis inimene otsib, et kui inimene otsib näiteks pulmafotograafia, siis ta leiab võib-olla sinu kiiremini üles, kui sul on eraldi selle kohta nagu alamleht. Ja sul on siin selle järgi see optimeeritud. Näiteks, et kui ma olen keskendunud mingi ehituse peal, näiteks saunade ehituse peale, siis ma pakun samamoodi ka terrasside ehitust,
siis mina teeksin 2 erinevat lehte näiteks, et kus ma saan siis optimeerida eraldi nii terrassi ehitust kui saunade ehitust. Need on ikkagi erinevad asjad, mida inimesed otsivad. Eks see ongi see, et tulebki see kondikava nagu kokku panna ja vaadata, et kes on sinu sihtrühm, mis on sinu eesmärk ja sellest johtuvalt tuleb teha valikuid. Nii, linkimisest sai ära. Sisemised lingid on ka olulised. Sisemised lingid on jah, et nagu ma ennast mainisin, siis omavahel nagu seostatud sisu. Et kui sa kirjutad blogis näiteks müüd mingeid tooteid või näiteks sa ehitadki sauna ja sa kirjutad näiteks sauna voodrilauast blogi, milliseid voodrilaudu valida. Sa teed selle kohta blogipostituse ja siis viitad nii-öelda siis oma teenuse lehele. Või kui sul on teenuseleht näiteks, et samamoodi saad viidata sinna nii-öelda blogile, et millist voodilauda valida, loe minu blogist. Ja tekibki jälle see nii-öelda viitamine seal ja siis Google näitab, et see koduleht on siis, kuidas ma ütlen, siis hästi loogiliselt nagu üles ehitatud ja informatiivselt. Ja sellega sa hoiad ka seda klienti seal kodulehel kauem. Mida kauem sinu klient sinu kodulehel on, seda suurem signaal on see Google'ile, et sinu koduleht on väärt seal olemast ja ta hakkab seda siis nagu kõrgema poole nagu tõstma. Et kui Google loeb ka välja selle näiteks, kui sa tuled sinna kodulehele ja sa oled seal 3 sekundit, siis ja kui see nagu hakkab tihti niimoodi olema, siis Google võtab seda nagu vihjena, et seal kodulehel ei ole väärtuslikku infot. Ja ta ei hakka seda kodulehte kunagi nagu ülespoole tõstma. Sul võib olla seal väärt sisu, aga kui inimesed seal ei peatu ja ei loe ja ei tegutse seal, siis ka Google saab sellest aru ja sinu leht jääbki sinna teisest tahapoole. Ma teaks, Jaanika sai vastuse. Nii, et ma tahtsin kiiresti ka peatuda, miks WordPress, et mina pakun WordPressi, et lihtne kasutada, et kõik suuremad veebiserverid, kes meil on, et need juba pakuvad sul ka AI nii-öelda varianti sinna juurde ja aitavad sul luua nii-öelda valmis siis kas või mallina selle kodulehe. Et on tehtud võimalikult lihtsaks, sobib mikro väikeettevõtetele, freelanceritele, et kõigil iganes. Seal on suur tugi, seal on suur võrgustik taga, seal on palju erinevaid pluginaid, aga miinuspool on see, et ta on ka nii-öelda häkkerite ründe nagu lemmik, kuna seal on palju siis nii-öelda siis kasutajaid. Et kindlasti hoida siis leht turvalisena, sellest ma kiiresti peatun ka. Et ta on siis lihtne hallata ise, ta ei ole väga keeruline, ta on paindlik, saad teha lehti nii blogi ühelehelisi, saad teha e-poodi. Muidugi, kui sul on palju tooteid, siis soovitan võtta mingi nagu valmis e-poe nii-öelda platvormi. Et pigem sealt ütleme pluss 250 toodet on juba siis tasuks kaaluda muu platvormi. See on minu enda isiklik arvamus. SEO sõbralik, et sa saad seal teha siis oma nii-öelda kõik metakirjeldused, saad teha näiteks kodulehes. Teema valimine, välimus, funktsioon on koos, hästi palju valmis malle. Jälle leia sobiv ja see sisu sinna juurde ja ongi leht valmis lihtsamalt mõttes. Et ära jah, siis ainult vali nagu ilu järgi, et oluline on ka funktsionaalsus. Et vaata, kas seal on piisavalt olemas nuppe, kas seal on üles kutsuvaid tegevusi. Ma tõin siis välja mõned ka tähtsamad pluginad, mida mina ise kasutan. RankMath ja Yoast SEO siis ongi need siis Google'i SEO
jaoks tehtav pluginad, mis aitavad sul kodulehel siis kirjutada metakirjeldusi. Et siis meta description, meta title ja siis ta näitab sulle ära, millised on SEO koha pealt sinu lehel siis kitsaskohad, et mis vajab parandamist. Ta toob need miinused kõik välja. Näiteks ütleb ära, et näiteks seda märksõna, millega su koduleht on optimeeritud, seda märksõna näiteks esineb ainult üks kord sinu selle lehe peal. Ta ütleb ka sellise asja ära sulle siis ta ütleb sulle, et sa peaksid seda märksõna kasutama võimalik näiteks 3, 4, 5 korda, oleneb siis palju sul seda teksti seal on. Nii VP Formsid, kontaktvorm 7, kontaktivõrd, neid ma kasutan, et siin on, nagu ennast mainisin, vähem on rohkem, kasutada täpselt nii palju neid väljasid, kui palju vaja on. Ärge nagu üle nagu siis pingutage nendega. Siis on ka erinevad need, kuidas ma ütlen siis, parandab lehe kiiruse pluginad, et siin on siis Total Cache, VP Rocket, ja neid on veel ja veel ja veel, et neid on nagu sadu, et need on need, millega siis, mis mina olen leidnud, et töötavad väga hästi. On ka muidugi VP Rocket on tasuline, aga üks parimatest kiiruse tõstmise pluginatest. Ja WordFence, et see on siis turvalisuse plugin, mis kaitseb su lehte tegelikult ka nagu pahavara ja rünnakute eest. Et kuidas seda seadistada, kõik õpetused, videod on olemas. Et lihtsalt kasutage, vaadake need videod rahulikult ära ja hakake tegutsema. Et see tegelikult ka kaitseb. Peamine, mis meelde jätta siis, et hea veebileht ei sünni juhuslikult. Et see sünnib planeerides. Et planeerige oma kodulehte. Lohutuseks on ütelda, et koduleht ei saa kunagi valmis. Kogu aeg on sinna midagi vaja lisada. Ma olen sellest lõpetanud elus. Jah, et see koduleht, mis tundus aasta tagasi võib-olla jumala okei, siis praegu tundub nagu oleks kiviaeg, kui sa vaatad seda kodulehte. Aga kui ta on juba seal nii-öelda Google esiotsas ja ta töötab, no sõna otses mõttes, et vabalt on kodulehti, mis on tehtud võib-olla aastas 2005, aga ta on esikohal sellepärast, et inimesed saavad sealt mingit väärt infot, külastavad seda regulaarselt. Siis võid ju kaaluda kodulehe uuendamise peale, mis on täitsa okei, aga siis see on hoopis teine teema, kuidas seda teha. Nii et sa oma positsioone seal Google'is ei kaotaks. Sisu, kasutaja kogemus ja struktuur on 3 samast, mille peal siis kogu see koduleht üleval seisab. Et kõige tähtsam on sisu, siis nii-öelda kuidas see klient siis selle sisu või siis selle tegevuse käigus siis lõpuks teeb selle siis müügi või mingi broneerimise või mingi päringu. Ja see struktuur, et ta jõuaks siis võimalikult väikeste klikkide arvuga sinna siis sinu soovitud nagu siis tehinguni. Et ideaalis võiks olla seal, kui sa saad 2-3-ga teha mingi broneeringu näiteks, e-poes on võib-olla neid klikke rohkem vaja teha, sul on igasugust privaatsustingimused ja müügitingimused, mida on vaja klikkida, et 4-5 võiks olla e-poes. Et sa saad ju alati kõik ise läbi testida. Et ole nagu, pane ennast nagu kliendi kingadesse ennast ja siis vaata, kui loogiline on see, mis sa tahad teha või üles ehitada. Või siis lase kellelgi kõrvalt seisjal vaadata. Kuule, vaata, kas see on loogiline või? Testida, jah. Aga see testimisega on see, et üks näeb rohelist värvi, teine näeb sinist värvi. Et see jääbki selliseks elupõhiseks nagu, et kas see on türkiisi sinine või see on oliiviroheline. Et siin läheb arvamused lõhki ja lõpuks oled sina kui spetsialist ütled, et nii peab olema. Et mingis mõttes. Planeerimine siis võrdub targem töö, mitte rohkem töö. Planeerimine tegelikult lõpuks säästab sul nii aega, raha kui peavalu. Et sul on see algses see struktuur olemas, sul on see kliendi teekond läbi mõeldud, sa hakkad selle järgi ehitama. Tegelikult on väga nauditav see teekond, kui ta lõpuks valmis saab.
kui sa hakkad ehitama, sa ei tea täpselt, kuidas miskit siin võiks miskit olla, siis hakkad katsetama erineva 8 värviga. Tegelikult lõpuks on see värv seal kõige ebaolulisem, see sisu on kõige tähtsam seal. Kas see nupp on sealt äärest nüüd 20 pikslit või enda 25 pikslit? See on tegelikult ebaoluline. Oluline on see sisu seal. Ja see sisu nagu loetavus. Nii, mis edasi? Et võta hetk ja pane kirja oma eesmärgid. Selgita välja, mida sa selle kodulehega tahad saavutada. Pane paika oma sihtrühm ja siis mõõda neid eesmärke, et mis sa siis tahad oma kodulehega saavutada. Palju sul päringuid iga kuus tahad saavutada? 5, 10, 20, mitu toodet sa tahad müüa, mitu moosipirukat sa tahad müüa või mitu massaaži tahad sa nii-öelda kuus saada. Et pane see... Kas ise saada või? Jah, et kas sa tahad ise saada. Et ja siin on siis meie nagu väike siis info, et täida kodulehe küsimustik, et kui sa pöördud nagu kodulehe tegija poole, siis anna meile teada oma vajaduste ja ootustest. Kirjuta julgelt. Ükskõik, ei ole nagu valesid küsimusi või tekste. Kirjuta julgelt, mida sina tahad seal kodulehelt näha, mis on sinu vajadused, mis on sinu ootused. See aitab meil paremini mõista seda projekti. See aitab meil paremini mõista sind. Ja kui sellest kõigest jääb väheks, siis saab alati broneerida minu kalendris siis aja. Räägime läbi, pakume erinevaid lahendusi. Toome välja võib-olla selliseid kohti, mille peale sa nagu ise ei ole tulnud. Ja võid mulle alati kirjutada, et olen selline suht kohusetundlik ja vastan suht ruttu ikkagi. Loomulikult, kui öösel kell 12 saadate, siis enne 8 hommikul ei saa vastust. Mul on ka mingid põhimõtted ikkagi. Et aga saimegi vist lõpule, et täitsa aega jõudsin. 5 minutit jäi aega ülegi veel. Täiega tubli oled, Meelis. Aplaus sulle, niivõrd võimas ülevaade. Loodan, et kõik teevad praegu selle aplausi, sellepärast et mina sain küll väga palju uusi teadmisi. Ma loodan, et teised ka, mis siin on. Ja kuna aega jäi üle, siis praegu on ideaalne võimalus. Tegelikult ongi ideaalne. Inimesed saavad küsimusi küsida. Äkki miskit seal veel jäi, ma ei tea, arusaamatuks või tahaks teada. Ja ilmselgelt kõige parem on Meelisega konsultatsioon võtta. Ja kellel on plaan endale koduleht teha? Andke märku chati. Meil on siin Jaanika ja Margit praegu, Kaire ja mina. Mina ka planeerin endale uut kodulehte õige pea teha, et minu jaoks on see hästi oluline see informatsioon. Ja just ka sellepärast, et kuna mul on olnud kahjuks algukogemusi, siis ma tahan ennem teada. Teate, kui palju ma olen näinud inimesi, kes hullult müüvad kodulehte, aga tegelikult ise seda ei oska. Ma olen olnud sihukest otsa sattunud ja seetõttu ongi nii äge just kuulata, kuidas ma näen, et see tarkus siit voolab ja niimoodi ette on ka valmistatud. Aga kas siin on muidu? Kas teil on plaan endale kodulehte teha? Või midagi arendada siin, et ma näen, et siin on veel mitu inimest. Et võib-olla saavad chati kirjutada, kui ei taha siin avalikult rääkida. Ja võib alati mulle kirjutada ka. Näed, Jaanika pilt ja Jaanika on 2 erinevat inimest või? Või 2 küsisin, mõtlesin äkki Jaanikal on teises toas veel Jaanika ka. Margit ka, meil on 4 kodulehe tahtjad praegu. Lähme siis kõik konsultatsioonile Meelisega. Jaa, võtke esialgu konsultatsioon. Kui tahate ise teha, siis samamoodi ei pea minu käest tellima, võin lihtsalt aidata mingites küsimustes. Ei, just sinu käest peab tellima. Minu käest peab tellima. Aga ma kell 12 ma luban, et ma siis ei kirjuta öösel, vaata. Et kirjutan hommikul. Jah, ma isegi ei ole harjumusest nagu telefoni isegi hääletu peal pannud, et
tark tegu. Igal oli äge. Näe, siin ongi esimene vasikas on valmis, seda me oma juba kõpitseda, näed, midagi on seal juba olemas, mis on väga nagu lahe. Ja nende kodulehtedega on ju see asi ka, et kui koduleht on valmis, siis on ikkagi pärast seda ju ka tegelikult abi vaja. Et mul on olnud, et mul on see koduleht ja siis pärast on need, mul pole seda kodulehe tegijat, see on kadunud, on ju. Ja siis ma olen oma portsu otsas. Kas kellelgi on veel sellist kogemust olnud või? Mul küll on. Jah, ma teen ka osadele inimestele kodulehte uuendusi, kellel on sama mure, et kodulehe tegija läks kuskil 4 tuule poole ja siis ei tea, mis elu seal koduleht elab, et kui võtad selle nii-öelda admin poole lahti ja sul on seal kõik punane, siis julgegi alguses seal midagi hakata seal uuendama. Siis on mõistlik uust teha. Tihtipeale on küll jah, et seal tulebki nii vaadata, et võib-olla on odavam ja kasulikum teha uus. Sa kasutad küll neid samuseid URL-e, et need ei lähe nagu sul kaotsi. Aga mingis mõttes on jah, lihtsam ja odavam teha uus. Kui hakata seda vanat remontima, siis sa ei tea, mis seal juurkataloogides, mis seal keegi muutnud võib-olla on kunagi. Võib-olla on keegi sinna midagi kirjutanud juba ja mingite koodidesse ja sina ei tea, kui võtad kellegi kodulehe üle. Kui ta nii punane on nagu ja miskit seal nagu ei tööta. Jah, ma olen ka see kogemus olemas, et kui on vana koduleht, siis selle lihtsalt läheb tunde palju rohkem selle vana kõpitsemise peale kui uue algusest loomine. Ja sa nagu nii, kui sul on koduleht olemas, siis tead, mida sa tegelikult pakud. Väga raske seda infot anda, et saabki uue elusa ja uue energiaga kodulehe, mis on nagu väga äge. Ülilahe. Mina olen küll väga tänulik. Mul tundub, et teist ka. Mina tänan teid, et te ära kuulasite ja loodan, et saite siit siis mingeid häid ideid, mõtteid, mida siis saate kasutada. Nii et, aga siis järgmiste kohtumisteni hoidke siis kursis Kaaro Woodi tegemistega Facebooki lehel ja sinna tuleb uus värske info, millal tulevad uued webinarid. Et lähme siis nii-öelda järjest edasi, et kui nüüd sisu ja struktuur on nagu paika pandud, et siis järgmine loogiline samm oleks ka nagu olemas ja sellest juba siis järgmised webinarid räägime. Mina juba ootan. Loodan, et teie ka kõik tulete. Jaa, kuule aga head õhtut ja uute kohtumisteni. Aitäh! Tšau!